Venemaa arvas, et ta on kaval ja pealtnäha ta oligi. Pärast seda, kui üks tähtsamaid tehaseid sai mitu droonirünnakut, ehitas Venemaa terve hoone ümber tohutu kaitsevõre, et kaitsta seda mehitamata õhusõidukite eest. See olekski töötanud. Venemaal on nüüd droonikindel kindlus ning riik arvas, et nad teavad täpselt, kuidas Ukrainaga toime tulla. Ukraina tõestas, et Venemaa eksis. Kui Venemaa vastus droonide vastu kaitsmiseks on cope-puurid, siis Ukraina muutis lihtsalt küsimust. Venemaa plaan pöördus rängalt nende enda vastu, sest Ukraina ründas kindlust ikkagi. Ainult, et Ukraina ei saatnud drooni. Nad saatsid midagi palju võimsamat. Venemaa plaan oli lihtne. Üle 885 kilomeetri kaugusel Ukrainast asub Tšeboksarõ Tšuvašia vabariigis. Ja selles linnas asub Vnir Progressi tehas, mis on üks Venemaa tähtsamaid sõjalisi rajatisi, kuna seal arendatakse komponente, mida kasutatakse mõnedes Venemaa kõige ohtlikumates relvades, sealhulgas rakettides. See tehas pidi olema puutumatu. 885 kilomeetrit oleks pidanud olema piisavalt kaugel, et Ukraina ei suudaks sinna kunagi rünnakut korraldada. Kuid Ukraina kaugmaadroonid olid tõestanud, et vahemaa ei ole probleem, nii et nad korraldasid tehase vastu mitu rünnakut. Olgu, mõtles Venemaa, meil on drooni probleem, mida me ei arvanud kunagi tekivat. Nüüd on meil vaja lahendust. See lahendus oli katta Vnir Progressi tehase administratiivhoone ja töökoda massiivse metallpuuriga, selle asemel, et loota sõjas sageli kasutatud droonivastastele võrkudele. Defense Expressi avaldatud fotod näitasid, kuidas hoone maapinnalt välja nägi, ja Business Insider teatab, et USA ruumiluurefirma Vantor jagatud satelliidifotodelt oli näha, et puur ümbritses kogu hoonet. Loogika oli arusaadav. Neid kaitsepuure, nagu neid sageli pilkavalt kutsutakse, ümbritsevad sihtmärki ühe eesmärgiga – panna drooni poolt kantav lõhkepea enneaegselt plahvatama, et plahvatus ei kahjustaks sihtmärki. Oma hoonemõõtmetes kaitsepuuriga arvas Venemaa, et on leidnud täiusliku viisi ühe oma kõige olulisema tehase kaitsmiseks. Venemaa eksis. Ja see ei tohiks olla üllatus, kui mõistad, et kaitsepuure ei kasutata tavaliselt hoonete kaitsmiseks. Need on mõeldud tankide kaitsmiseks. Venemaa on kasutanud kaitsepuure oma tankidel alates sissetungi esimestest nädalatest, teatas Exi Paper 2022 aasta märtsis. Varased versioonid koosnesid lõuendiga kaetud metallraamidest, millega ümbritseti tankitorne. Hiljem hõlmasid need kaitsepuuride versioonid terveid tanke, lisades neile tohutult kaalu ja muutes need praktiliselt kasutuskõlbmatuks, kui Venemaa meeleheitlikult kaitset otsis. 12025 hävitatud Vene tanki hiljem, nagu Ukraina on teatanud, näitab, et Venemaa tankide kaitsepuurid pole just nii hästi toiminud, nagu Putin ja tema kaaslased oleksid lootnud. Aga võib-olla oleks puur Vniri tehase ümber teistsugune. Lõppude lõpuks ei pea see tehas liikuma, nii et kaalu pärast pole vaja muretseda. Lisaks võiks puuri ehitada ümber hoone, mitte otse selle peale. See tähendab suuremat vahet puuri ja sihtmärgi vahel, mis omakorda tähendab rohkem ruumi drooni lõhke peale, et see saaks ohutult plahvatada ilma Vnir Progressi tehast kahjustamata. Jah, Venemaa arvas, et tal on lahendus olemas ja tundus, et see toimis. Business Insideri andmetel oli tehase administratiivhoonet ja töökoda ümbritsev kaitsevõre paigas olnud umbes aasta, kuni 2026. aasta suveni tehas seisis endiselt püsti. Ukraina droonid polnud suutnud anda sellist otsest tabamust, mis oleks tehase töö peatanud. Sügaval Ukraina sõjaväeluures kordus protsess, mis on viimase 4 aasta jooksul juhtunud lugematuid kordi. Venemaa oli välja mõelnud uue idee. Mitte just suurepärane idee, aga siiski idee, mis näis Ukraina droone peatavat. Ukraina ülesanne oli sealt edasi lihtne, kohaneda ja leida ikkagi viis tehast tabada. Ja juunis tegi Ukraina täpselt seda. Uudis jõudis avalikkuseni 10. juunil. Ukraina väed olid sooritanud rünnakus sügaval Venemaa territooriumil ning Progressi tehas, mille Venemaa oli suure vaeva ja ajaga muutnud droonivastaseks kindluseks, oli pihta saanud. Venemaa kiitles, nagu tavaliselt, oma väidetava droonide tõrje edukusega, püüdes samal ajal eirata fakti, et nende oluline tehas oli leekides. Venemaa kaitseministeerium ütles vaid, et nad oli töö jooksul mitmes piirkonnas tõrjunud 326 Ukraina droonirünnaku, mille käigus Ukraina tabas sihtmärke okupeeritud Mariupoli piirkonnas. 10. juuni hommikuks teatasid nii Telegrami kanalid kui ka Venemaa meediaväljaanded Ukraina rünnakust Venemaa kaitstud tehaste vastu. United 24 Media annab meile nende teadete põhisisu edasi. Tehas oli leekides, sest mis iganes seda tabas, süütas tulekahju, mis oli piisavalt suur, et hoonele märkimisväärset kahju tekitada. Ühe hetkega kaotas Venemaa töökoja, mis on osa tehasest, kus valmistatakse Shahedi droonide ja Iskanderi rakettide komponente, samuti Kometo mooduleid, mida sageli leitakse alla tulistatud Shahedi droonidest.
ja mis vastutavad selle eest, et droonid hoiaksid oma kurssi satelliitnavigatsiooni abil, isegi siis, kui neid rünnatakse elektroonilise sõjapidamisega. Venemaa oli sunnitud endalt küsima, mis kurat just juhtus. See oli ehitanud oma kaitsevõrgu just selle tulemuse vältimiseks. Ukraina droonid võisid lennata nii kaugele, kui nad tahtsid. Nad ei suutnud kunagi tungida läbi metalli, mis oli ehitatud Vnir Progressi tehase ümber. Kuidas nad siis said hakkama? Vastus on lihtne. Nad ei teinudki seda. Kui Ukraina sõjavägi püüdis leida lahendust, kuidas võidelda Venemaa viimase katsega peatada sügavad rünnakud, jõuti väga lihtsa vastuseni. Kui Venemaa hakkab droonide vastu nii tugevalt kaitsma, siis ära saada üldse droone. Saada midagi, mille vastu Progressi tehas end kaitsta ei suuda. Rakett. Venemaa tõi lõpuks droonivastased puuride raketilahingusse ja Progressi tehas on selle tagajärjel kannatanud. Ukraina president Volodymyr Zelenski avaldas X'is, et Ukraina lahendus Venemaa kaitsepuurile oli saata üks oma arsenali kuulsamaid tiibrakette. Me jätkame Ukraina kaugmaa sanktsioonide rakendamist Venemaa sõjalistele objektidele ja naftatööstusele. Eriti tõi Zelenski välja, et eile öösel tabas Ukraina FP5 Flamingo sõjatehast Cheboksaris, mis varustab okupantide armeed droonide ja rakettide komponentidega. Ta avaldas ka, et Ukraina oli sooritanud veel ühe löögi Venemaa naftatööstusele, kuna nende väed tabasid kui Põševi naftatöötlemistehast Samaras, mis asub üle 900 kilomeetri kaugusel Ukrainast, ning 2 naftarajatist Vladimiri oblastis, mis asuvad üle 700 kilomeetri kaugusel. Lühike klipp, mida Zelenski jagas, näitas, kui palju kahju Ukraina Flamingo rakett põhjustas. Me näeme raketti lennul. Ühel juhul näib see olevat salvestatud Venemaa elaniku aknast, kes nägi seda mööda kihutamas. Siis näeme, mida rakett tegi. Progressi tehas, mille suurem osa kaitsevõrest on endiselt terve, laseb suitsu välja. Ukraina rakett tungis otse läbi Venemaa kindlustuste ja tabas sihtmärkid tohutu jõuga. Venemaa ei arvestanud kunagi raketiga. Kaitsevõre suudab peatada väikese plahvatuse, kuid ei suuda midagi teha selle jõuga, mida rakett endaga kaasa toob. Ja kui rääkida jõust, siis Flamingo on üks Ukraina kogu arsenali võimsamaid relvi. Flamingo pikkus on 10–14 meetrit ehk 33–46 jalga ning see on Ukraina versioon tiibraketist, mis võimaldab riigil rünnata sügavale Venemaa territooriumile jäävaid sihtmärke tugeva löögiga. Rahvusvaheline strateegiliste uuringute instituut annab meile teada, kui sügavale ja tugevalt Flamingo suudab lüüa, paljastades, et see võib lennata kuni 3000 kilomeetrit, kandes samal ajal 1150 kilogrammi kaaluvat lõhkepead. See on palju suurem lõhkejõud, kui tavaline droon suudab pakkuda ning näitab, miks Venemaa Code Cage ebaõnnestus nii suurejooneliselt Ukraina poolt vallandatud relva peatamisel. Kuigi Ukraina Flamingo on suur, mitte varjatud ja allhelikiirusel liikuv, suutis see siiski läbida peaaegu 1000 kilomeetrit, et jõuda tehasesse, mida Venemaa pidas turvaliseks. Kas see oli Venemaa ülbus? Kas Venemaa arvas, et selle kate oli nii hea, et Progressi tehase ümber polnud vaja õhutõrjet paigaldada? Või polnud Venemaal lihtsalt õhutõrjet võtta pärast 4 aastat sõda, mille jooksul on ta kaotanud 1420 õhutõrjeüksust, sealhulgas märtsikuu veresauna, kus Ukraina hävitas 54 üksust, neist 39 õhutõrjesüsteemi ja 15 radarit vaid 1 kuuga. Me ei saa kindlalt öelda ja Ukrainat see ei huvita. See, mida Ukraina just Venemaale näitas, on see, et muretsemiseks on palju rohkem kui ainult Ukrainast lendavad droonid. Mängus on ka raketid ja mitte lihtsalt mingid vanad raketid. Need on relvad, mida ehitatakse Ukrainas ja millel on jõud murda läbi kindlustustest ning hävitada tehaseid, mis on Vene sõjamasina tarneahela jaoks üliolulised. Flamingo on olnud olemas ju ka mõnda aega, kuid 10. juuni võib jääda meelde selle raketi esmaesitlusena, sest ta tegi täpselt seda, mida ta tegema peab. Löö sügavale, löö tugevalt ja murra läbi kõikidest paitsetest, mille Venemaa oli üles seadnud. Venemaa tahab muuta oma hooned droonikindlaks, aga Ukrainat see ei huvita. Praegu käib raketirevolutsioon, mis muudab kogu sõja Venemaaga. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et vaatad saadet The Military Show. Kui saad kanalilt uusi teadmisi, siis kindlasti telli, et sa ei jääks ühestki meie videost ilma. Alustame Flamingoga. Me teame, milleks see rakett võimeline on ja purustatud kaitsevõre ning põlevkomponentide tehas on tõmmanud kogu Putini ja tema kaaslaste tähelepanu. Aga see rakett on rohkem kui lihtsalt selle ulatus ja jõud. Nagu Vikram Mittal ütles 13. märtsi Forbesi artiklis, on Flamingo rakett täielikult muutnud Ukraina sõja dünaamikat. Selleks hetkeks ei toodetud Flamingot mitte ainult suurtes kogustes, vaid see oli jõudnud ka pidevasse operatiivkasutusse. See tähistab seda kui võtmekomponenti Ukraina süvalöögi strateegias, mille eesmärk on Venemaa õhutõrjet hajutada ja hävitada sihtmärke, mida Ukraina ei suutnud tabada vähem kui aasta tagasi, enne kui nende roosa rakett välja ilmus.
Mittal avaldas, et Ukraina oli juba sooritanud mitu lööki kõrge väärtusega Vene sihtmärkide pihta ning iga järgnev rünnak tõi esile 3 murettekitavat trendi Venemaa jaoks. Esiteks on salve suurus kasvanud üksikutest väljatulistamistest kuni koordineeritud 4–6 raketivalanguteni. Teiseks on sihtmärkide kaugus kasvanud, kusjuures viimane rünnak ulatus sügavale Venemaa territooriumile. Kolmandaks, rakettide tõhusus näib paranevat, kuna mitu raketti on läbistanud Venemaa õhutõrje ja tabanud ettenähtud sihtmärke, kinnitab Mittal. Ja kui neid 3 suundumust koos vaadata, moodustavad need Ukraina kaugmaa rünnakute strateegia. See on küpsenud sellisele tasemele, et suudab mitte ainult tugevamalt lüüa kui varem, vaid muutub veelgi ohtlikumaks tänu sellele, et suudab välja lasta Flamingo rakette ja droone nii suures koguses, et Venemaa õhutõrje ei suuda nende vastu midagi teha. Võid mäletada, et Venemaa väitis, et tulistas alla 326 drooni päeval, mil Flamingo tabas Progressi tehast. Kui paljud neist droonidest olid teibutised, mis saadeti Vene õhutõrjed segadusse ajama, et Flamingol oleks lihtsam kaitsevõret läbistada. Me ei pruugi seda kunagi teada, kuid just selline näeb välja küps rünnakustrateegia ning Flamingo rakett on kõige keskmes. Kuid veelgi enam, Flamingo loomine tähistab uut küpsuse taset Ukraina kaitsetööstuses. 2022 aastal poleks selline rünnak, nagu me nägime 10. juunil, olnud võimalik, isegi nende rakettidega, mida Ukraina läänepartnerid riiki saatsid. 4 aastat hiljem on Ukrainal mitte ainult tehnilised teadmised oma tiivrakettide ehitamiseks, vaid ta suudab ka tootmist nii palju suurendada, et ei pea enam neid rakette ainult harvade rünnakute jaoks varuma. Ukraina keskendumine operatiivsele toimivusele täiuslikkuse asemel tähendab, et ta suudab toota Flamingo rakette suures mahus, mis muudab Venemaa kogu strateegia, mis tugineb kaugusele ja droonitõrjele, mõttetuks. See strateegia enam ei tööta. Ukrainal on vastused kõigile kaitseküsimustele, mida Venemaa esitab. Nii murettekitav, kui see ka Putini ja kogu Venemaa jaoks poleks, on siin mängus veelgi suurem pilt. Putinit ei pane värisema ainult see, kuidas Flamingo kaitsepuuridest läbi murrab. See, mida me siin näeme, on Venemaa abitult vehklemine ja ebaõnnestumine Ukraina sügavate löökide peatamisel. Ja see olukord läheb ainult hullemaks, sest Flamingo on vaid raketikujulise jäämäe tipp, mille Ukraina valmistub Venemaa vastu valla päästma. Me juba teame, kui hirmul on Putin Ukraina droonide ees. See hirm ongi põhjus, miks Progressi tehas ümber ehitati kaitseaed. Ja see on ka põhjus, miks Putini residentsi ümber Valdais on paigaldatud droonivastased võrgud. Venemaa juht usub, et kui Ukraina kavatseb kahju teha, teeb ta seda alati droonidega, aga tal ei ole õigus. 10. juuni ja Flamingo tõestavad seda. Aga Venemaa jaoks on palju suurem probleem see, et Ukraina on rakettidele üle minemas, mida keegi ei oleks paar aastat tagasi osanud ette näha. Nagu Atlantic Council märkis 2. märtsi artiklis, on Flamingo vaid üks mitmest raketist, mis on kas juba kasutusel või Ukrainas arendamisel. Miljonid dollarid suunatakse kodumaisesse kaitsetööstusesse, mis arendab omaenda raketiturgu, nagu nõukogu seda nimetab. Ja Ukrainal on juba plaan selle turu kiireks kasvatamiseks. Ukraina teab juba, kuidas ideid julgustada, arendust toetada ja tootmist suurendada tänu oma viimaste aastate tööle droonidega. Ja paljud samad põhimõtted toimivad ka raketituru puhul. Kaitseminister Mihhailo Fedorov ütleb sama, väites, et Ukraina kaitseministeerium tegutseb sarnaselt riskikapitalistile, andes suuri toetusi ettevõtetele, kes arendavad aktiivselt rakette ja nendega seotud tehnoloogiat. Veel üks rakettide eestkõneleja Ukraina kõrgemates ringkondades on Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski. 9. juunil teatas Ukraina uus hääl, et Sõrski on avalikult toetanud plaani, mille eesmärk on muuta Ukraina raketi- ja suurtükivägi aastaks 2030. Plaan näeb ette, et Ukraina loobub nõukogudeaegsetest rakettidest ja raketisüsteemidest ning asendab need kaasaegsete ja tõhusamate kodumaiste alternatiividega. Läänes toodetud raketid on Ukrainas endiselt teretulnud ja neid kasutatakse edasi. Kuid Ukraina ei sõltu enam nendest rakettidest nii palju kui varem, vaid keskendub hoopis kodumaisele tootmisele, mille toimumist Venemaa kunagi ei uskunud. Sieski usub, et see uus plaan võimaldab sihtmärkide järjepidevat hävitamist kuni 2000 kilomeetri kaugusel, eriti kui sellele lisanduvad edasised edusammud droonitehnoloogias, teatab Militarni. Ja kui Venemaa arvas, et Flamingo on ainus, mille pärast ta peab muretsema, siis ta eksib rängalt. Ukraina on lähenemas oma ballistiliste rakettide väljatöötamisele. Ja kui need raketid kohale jõuavad, siis see, mis juhtus Vnir Progressi tehases ja selle droonivastase kaitsepuuriga, tundub selle kõrval nagu piknik. 4. juunil teatas Defense Express, et Firepoint, mis on Flamingo raketi taga olev ettevõte, viis läbi oma FP-7 ballistilise raketi teise teadaoleva stardi. See katse oli huvitav mitmel põhjusel.
eriti märkimisväärne oli see, et tegemist oli Firepointi uue raketi FP7X versiooniga, mis on selle disainivariant, mida Ukraina kavatseb kasutada Venemaa saabuvate rakettide tõrjumiseks. Siiski põhineb see tõrjerakett FP7-l ning teine Firepointi korraldatud katse oli edukas ja pakkus esimest tõendit selle kohta, et Ukraina uus ballistiline rakett on võimeline juhitavaks lennuks. FP7X saab olema oluline, sest Ukraina saab seda ehitada ja kasutada 5% hinnaga võrreldes Patriot tõrjerakettidega, millele ta on nii kaua lootnud Venemaa raketiohu tõrjumisel. Kuid just see, mida FP7 ründevõimalusena endast kujutab, teeb Venemaad tõeliselt murelikuks. Senini teadaolevalt suudab Ukraina uus rakett liikuda kuni 2000 meetrit sekundis ning sellel on komposiitkere, mis vähendab tootmiskulusid. See tähendab Venemaa jaoks, et Ukrainal saab peagi olema see, mida Venemaa on nii kaua kasutanud Ukraina kahjustamiseks. Droonide, tiibrakettide ja ballistiliste rakettide kombinatsioon, mida toodetakse suures koguses ja lastakse välja massiliselt. Ei lähe kaua, kuni FP7 liitub Flamingoga Venemaa purustamisel. Ja kui sealine ekspert Pavlo Narozny on õige, suudab Ukraina peagi toota piisavalt ballistilisi rakette, et Venemaale tõsist kahju tekitada. Ukraina raadios rääkides märgib Narozny, et Firepointi ballistiliste rakettide projekt on eraviisiline ning sellega kaasneb riigi toetatud Sapsani ballistilise raketi arendusprojekt. Andmeid jagatakse ja mõlemad raketid arenevad ning kui need on valmis, ütleb Narozny, et pole põhjust, miks Ukraina ei võiks toota mitu tosinat ballistilist raketti kuus. Lisaks sellele on Flamingo tootmisvõimsus, mis oli 30 tükki kuus, tõenäoliselt 2026 aastaks, tõusnud 50-ni kuus ja võib investeeringute kasvades veelgi suureneda, mis tähendab Venemaale ohtu. Võrkkatted ei päästa Venemaa sõjatööstuskompleksi ees ootava eest. Ukraina tiibraketid on juba õhus. Ballistilised raketid ei jää kaugele maha ja ainus vastus, mis Venemaal on metallist puuridega ümbritsetud hooned, mis on mõeldud droonide peatamiseks. Venemaa arvas, et ta on nii kaval, kuid Ukraina tõestas taas, et Venemaa on sõja tegelikkusest 2 sammu maas. Racketed until. Droonid ei kavatse peatuda ja süvalöökide kampaania, mis on juba üle 2 aasta Venemaa sõjamasinat hävitanud, viiakse nüüd uuele tasemele, nii et sellest võib saada Ukraina jaoks sõja võitmise strateegia. Me mainisime FP7X-i mõned minutid tagasi. Kas tahad selle raketi kohta rohkem teada saada, samuti FP7 kohta ja testide kohta, mida Ukraina läbi viis, siis on meil sulle ideaalne video. Vaata meie analüüsi selle kohta, mida Ukraina uus ballistiline rakett tähendab mitte ainult Ukrainale, vaid kogu Euroopale. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida, et saaksid iga päev The Military Show annuse otse oma voogu. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!